tere, mina olen Kellu ja täna on mul proovida sõbrake Sipsik. Seda kohukest tegelikult ma proovisin korra varem, juba vabariigi aastapäeva eelõhtul videos, kus ma andsin soovitusi, mida võib kiiresti külapostiks kaasa võtta või ise kodus lauale panna. Ja see kohuke on sellest ajast jäänud puutumata ja täna otsustasin ma, et vaataks 2 päeva hiljem, mida kohuke teeb ja kuidas ta siis maitseb. Ja kuidas lood on. Aga sa näed siin videos ka seda esimest reaktsiooni sellele kohukesele, kokkuvõtet ja maitse arutelu. Head vaatamist! Täna oli proovida selline vahva väike Sipsiku kohuke. Ja ma pean ütlema, et see on juba otsas, selle kokkuvõtte klipi jaoks teda enam ei jätkunud, aga mul on hea meel tõdeda, et siin ei ole mingisuguseid üüratult kahjulikke aineid, nagu mõnes muus kohukeses vahel võib olla, näiteks palmirasv. Ta on maiustus, nagu maiustus ikka ja siin on küllastunud rasvhapete hulk on kõrgem ja ta on rasvane, ta on magus ja nii edasi, aga ta on lihtne, väga hästi söödava maitsega, ta ei ole väga magus ja temal on niisugune kohupiimasem sisu, väikese moosisutsuga ning niisugune mõnus valget šokolaadi meenutav jogurtine valge glasuur. Nii et ma arvan, et mõnikord natukene proovida tasub küll just lastele võib-olla, kes ei taha väga niisuguseid nagu tugevaid kõrvalmaitseid, siis Sipsik on niisugune kohupiima toodet meenutav kohuke. Aga mul nüüd nuga ei ole. Okei, ma proovin ammustada siis. Niisugune ta välja näeb. Tavaline minu meelest. Valge glasuur. Siin sees on moos, metsamarja täidisega ja jogurti glasuuriga. Ta on meeldiv, ta on pehme, ta on magus, selline. Ja moos on sees ja ma arvan, et see võiks lastele maitsta. Ja siin ei ole ka mingi palmiõli ja mingid asju ei ole sees. Ta on ikkagi maius, ta on magus ja nii edasi. Aga see ei ole õudsaid aineid, vähemalt ma esialgu ei näinud neid seal. Nii et seda võiks ka soovitada, et see Sipsik. Kuna esimene amps sellest kohukesest on juba tehtud, et siis lööme lihtsalt hambad sisse, kuna ma ühe korra juba lõin ja uskumatult nagu, kuidas ma ütlen, uskumatult niisugune samasugune paistab ta välja, ma peaks ütlema, et isegi minu hammustatud tükk. Udistasin siia endale. Ei ole nagu vanaks läinud. Et ma oleks eeldanud, et ma lõikan selle praegu maha ja siis tuleb värskem tükk asemele, aga minu meelest nagu erilist suurt vahet ei ole. Või siis mu silmad ei ole veel eristamisega nii väga harjunud. Aga no okei, see nüüd tundub natukene värskem ja pehmem tükk, jah. Et see on nüüd küll õige. Tükid kukuvad. Nii, aga ta on endiselt kusjuures pehme. See moos on endiselt niisugune magus. Ja siin peal on niisugune jogurti glasuur. See tahab siin mul ära kukkuda igal poole. On meeldiv. Mul on selline tunne, nagu ma oleks üks asja nagu varem saanud. Tal ei ole nagu erilist teistsugust maitset. Aga no võib-olla kõige rohkem tuletab meelde vanilli plombiiri jäätist. Vanilli plombiiri jäätist ja siis niisugust tavalist lihtsalt kohupiima. Ma arvaks, et see maitse on tehtud lapsi silmas pidades. Hästi lihtne. Niisugune ühtlane
põrnalt magus maitse ja väga kerge süüa. Ma arvan, et see kohuke võiks paljudele meeldida. Aga muidugi, kui sa ekstreemi otsid ja tugevaid maitseid, siis ma arvan, et see võib-olla sulle ei sobi. Nii, aga ma tõstan selle söödud kohukese siit nüüd eest ära ja siis vaatame, mis ta sisaldab ja palju maksab ja kas tasub osta. Ja mul on hästi hea meel näha siit, et siin ei ole palmiõli sees. Väga paljudes, no ma ei saa öelda paljudes, aga nii mõneski kohukesest tänapäeval veel on palmiõli ja seda peetakse juba tervisele väga ohtlikuks õliks. Ametlikult ei ole muidugi ühtegi keelusõna veel öeldud, aga no arvamus on selline. Ja tüüpiline lihtne koostis, glasuur, rasva on siin sees on ju, need jogurtipulber, piimavalgud, igasugust metsamarja täidis, nii edasi. Ja ma vaatasin ka, et nii-öelda kalorite poolest ei ole midagi väga erilist. Rasva on korralikult, külastunud rasvahappeid võiks olla vähem, oleks tervisele parem. Süsivesikuid, suhkruid, no pea 30% kohupiimast on ju kohukesest ja siis natukene valku. Et midagi erilist selles kohukesest selles mõttes ei ole. Kogus on 40 grammi, hind on ka sarnane. Me vaatame siin kohukesi, siis nad on sama hinnaga. Ja no näiteks vaatame terekohukest, siis nii. Terekoostis on ka natukene sarnane ja siis kaloraaž ka väga palju ei erine. Nii et siuke lihtne, lihtsa maitsega, ma arvan, lastele mõeldud. Armas kohuke, muidu nagu kohuke, nagu kohuke ikka. Aga paneme sellele kohukesele hinnangu ka, vaatame, mis ta hindeks saab. Esimene hinnangu kategooria on tervis, ehk siis kohukeste kategoorias, kui tervislik sipsiku kohuke on. Ja kuna me leidsime, et ta midagi erilist nagu ei ole ja kohuke on ikkagi nagu maiustus, mitte kohupiim, siis ma paneksin tervislikkuse mõttes, sellele kohukesele pane 6 punkti. Et siin midagi väga hullu ei ole, samas tavaline kohupiim oleks hulga tervislikum. Ja järgmine kategooria on üldises mõttes tervislikkus, ehk kui me võtame kõik muud toiduained ja toidud, siis kuidas kohuke sipsik sinna suhestub. Ja ma paneks talle ka võib-olla 6 punkti. Just selle mõttega, et ta ei ole midagi väga erilist, aga niisugune normaalne, niisugune lihtne maiustus. Et kui sa tahad nagu väga tervislikku toitu, siis ei tohiks nagu niisuguste magusainete poole nagu üldse vaadata või magustoitude poole üldse vaadata. Nii, aga siis paneme 6 punkti. Hind on tal okei. Kohukese kohta paneme 7. Maitse on mõnus. Nüüd ma ei teagi, kumba pidi hinnata, et kas seda, et ta on väga lihtsa, kerge maitsega või just selle järgi, et ta ei ole midagi erilist. Aga ma paneks maitseks 7 punkti, sellepärast, et ta just ongi selline, et kui sa ei taha mingit maitseröögatusi, sa tahaksid lihtsalt kohukest, siis see on just siuke väga lihtne kohuke. Nii, ja siis kokkuvõttes väärtus, kuidas hinnata kohukest kui kohukest, siis ma paneks sellele, paneks 6 punkti. Lihtsalt sellepärast, et kohuke on kohuke, magustoit. Sa saad sellest kätte kõik, milleks sa seda kohukest ostsid. Mõnusa, lihtsa maitse, hind on tal okei. Koostis ka ei ole nagu pöörane, aga lihtsalt me võiks mõelda sellele, et toituda tervislikult ja mitte kogu aeg kohukesi väga palju süüa, sest seal on külastunud rasvhapete hulk kõrge ja kui sa seda muidu ka toidus kõrgena hoiad, siis südame-veresoonkonna haiguste tekkerisk näiteks on suurem ja mõned asjad veel. Aga sellise hinnangu ta siis sai ja nüüd arvutame kokku.
Sipsik sai tublid 6,4 punkti, aga uued toredad maitsed varsti jälle, nii et kohtume peagi. Tšau!